tere! Mina olen Lamberts Eesti asutaja Monika Timberg ja ühtlasi ka proviisor. Täna alustame me sellise huvitava videominutitega, milleks on Lamberts Eesti terviseminutid. Ja seda just seetõttu, et oleme oma klientidelt väga palju tagasisidet saanud ja ka küsimusi just Lambertsi toodete kohta, et kuidas neid õigesti tarvitada ning mille jaoks iga toode on. Ja täna siis mina tutvustangi lähemalt ühte toodet, milleks on piparmündiõlikapslid. Piparmündiõli kapslid, nagu piparmünt ütleb, kindlasti on juba ka võib-olla paljudele tuntud ravimtaim juba läbi aastate. Et tegemist on siis, näitan ka neid väikseid kapsleid siin, pisikesed õlikapslid ja aktiivühenditeks piparmündis on siis lenduvad õlid, peamiselt mentool, mis annab siis piparmündile terapeutilise toime. Piparmündiõli on siis läbi aastatuhandete kasutatud seedevaevuste leevendamiseks ja nii ka Lambertsi piparmündiõlikapslid. Et need sobivad väga paljude erinevate seedeprobleemide, seedevaevuste leevendamiseks, samamoodi ka tegelikult täiesti terve seedesüsteemi toetamiseks, kui ka näiteks seede mikrofloora toetamiseks. Küll aga kellel esineb just kas peale toitumist või üleüldse on seedesüsteem natukene nõrk, siis piparmündiõlil on antisposmolüütiline toime, mis on siis spasmide vastane toime. Et kui siis sooltes tekivad sellised valulikud spasmid, siis just piparmündiõli on see, mis pakub leevendust. Lisaks siis üldise seedesüsteemi leevendamisele ja sellise soolte motoorika ja peristaltika toetamisele, siis piparmündiõli on ka kasutust tegelikult leidnud ka täitsa näiteks iivelduse puhul, samuti ka, kes vaevlevad erinevate siis ütleme just menstruatsioonivaevuste puhul ka, et samamoodi. Aga veel, kui nüüd seedimise juurde tagasi tulla, siis piparmündi sellised põhilised toimed aitavadki siis leevendada just selliseid valulikke gaase, puhitusi, kõhukinnisused, kõhulahtisused vahelduvad, et väga palju selline erinevate seedeprobleemide kombinatsioon on siis piparmündiõli pärusmaa. Ja väga hästi sobib see kasutamiseks ka nendele, kes pigem ei ole liikuva eluviisiga, sest siis on ka soolte tegevus aeglustunud, mis võib juhtuda siis ka näiteks ka ea suurenemisega, kus siis aktiivsust on vähe ja soolte motoorika jääb paratamatult aeglasemaks, et piparmündiõli aitab seda soolte tegevust siis väga hästi reguleerida. Ja nagu ma siis ütlesin, istuva eluviisiga, aga ka sümptomaatika leevendamiseks, et kui on tunda tõesti, et mõni seedeprobleem, seedehäire meid segab, kas on alakõhuvalu, selline valulik spasm või on tõesti kõht natuke punnis, sellised gaasid, et siis piparmündiõli kapsel on see, mis aitab toob leevendust nii-öelda. Ja kuidas seda tarvitada, üldjuhul tuleks seda siis võtta kas sümptomaatika leevendamiseks, kui esineb mõni häire, siis 1-2 kapslit päevas ja tavaliselt siis peale söögikorda. Võib aga kasutada kapsleid ka pikaajaliselt, kui tõesti ongi pidevad seedeprobleemid, kuna tegemist on naturaalse loodusliku preparaadiga, siis võib väga julgelt ka pikaajaliselt täitsa-kapsleid tarvitada. Kapsleid võivad tarvitada siis kõik täiskasvanud ja ei ole kinnitatud andmed rasedatel, aga kindlasti oma siis spetsialistiga konsulteerides võivad kasutada tegelikult ka kõik inimgrupid. Ja see võib-olla olekski siis kõik, et piparmündiõli kohta täna.